Tervist, mina Illar Kohviinavalt ja täna tahaksin jälle juttu teha toiduseaduse teemal. Täna on 9. jaanuar ja ma lootsin väga, et Riigikogu maaelukomisjoni esimees Aivar Kokk kohtub erinevate kaubandusesindustega ning et hakatakse seda toiduseaduse värki arutama. Aga nüüd tuli välja, et Aivar Kokk teatas, et ta kohtub küll, aga täna pidi olema hoopis põhiteemaks maakaupluste alles jäämine. Jah, see on väga tore, maakauplused peavad alles jääma, aga samas selline asi, et kui praegu siiamaani annetavad kauplused näiteks leiba, saia ainult toimetulekuraskustes inimestele ja ütleme, tordid, lihad, vorstid, kõik lähevad prügikasti, et kuna toiduseadus ei luba neid annetada toimetulekuraskustes inimestele, siis see seadus tuleks korda teha ükskord ameti, et no kurat, kaua see Riigikogu ei tee muud mitte midagi valitsus, kui ainult 11 kurat seal sõdivad. Nüüd nad tahavad umbusaldust avaldada Kadri Simsonile ja peaminister Jüri Ratasele. No keda see kotib, eks ole, kes seal peaminister on või mis kuradi minister, eks ole. Tähtis on see, mis riigis toimub, mis rahval huvi pakub. Rahval ei paku huvi see riigis hakata vahele kisma. Tehke kurat asjad korda. Ja toiduseadus tehku korda, et kauplused saavad annetada lihad ja vorstid ja tordid kõik toimetulekuraskustes inimestele, mis on maha kannavad. Praegust on nii, et piimad, koored kallatakse kõik näiteks Maximates kraanikausist alla ja nii edasi, eks ole. No kaua see kuradi jama kestab? Võtku kurat valitsus mõistus pähe ja hakaku tegutsema nii, et nii nagu peab tegema, aga mitte ainult kurat omavahelist kismad kogu aeg. Et see Eesti valitsus ikka sõnni mitte karu tagumikku ka praegust sellise asjaga. Süda on täna nii täis, et on kohe rusikad selle valitsusele. Hakkage kurat tööle, tehke mida vaja on. Nii ütleb mina Illar Kohviinavalt.